Tere! Tervist! Ja ühesõnaga, täna me tutvustame siis riigiteadusi. Mina olen Mark Peedel, õpin riigiteaduse esimesel kursusel. Ja mina olen Eneken Riinsalong, õpin ka esimesel kursusel. Ja kõigepealt me alustaksimegi nendest, kuidas me edasi liigume? Pane klikiga, võib-olla vajutab. Okei, nii. Sellised stereotüübid või esimesed muljed, mis inimestel on tavaliselt, kui nad kuulevad riigiteadustest. Et tegemist ei ole õigusteaduste haruga, me oleme hoopis teine asi. Me kõik ei ole poliitiliselt aktiivsed, kuigi mõned meist on ja ei pea saama ilmtingimata poliitiksust, kui sa lõpetad riigiteaduste eriala. Lisaks sellele ei ole ka tegemist poliitilise liikumisega, me oleme kõik individuaalsed ja iseseisvad inimesed ja on hea tava jääda apoliitiliseks, nii et ei õpetata mingit kindlat ideoloogiat toetama või põlgama. Nii et jah. Ja kui nüüd täpsemaks minna, siis tegemist ongi teadusega, mis uurib seda, kuidas riigid töötavad, kuidas valitsemine töötab ja see uurib ka erinevaid poliitilisi süsteeme ja ideoloogiaid ja ka siis riikide vahelisi suhteid. Ja riigiteaduseid õppides sa õpidki maailmat ja maailmas toimuvat lahti mõtestama, et kuidas nagu erinevad protsessid töötavad ja mis selle täpsem sisu on. Nii et sinust võib saada poliitik, aga võib saada ka ettevõtja või diplomaat või ajakirjanik või analüütik või huvikaitsja. Nii et seda hästi kokkuvõttes meid õpetataksegi mõtlema ja kuidagi laiemat pilti nägema. Et jah. Ja mõned huvitavad üksikud näited sellest, mida on riigiteadlased oma bakalaureuse ajal teinud. Meist on päris mitu tükki käinud ÜRO noordelegaadiks. Inimesed on olnud väga aktiivsed üliõpilasesinduses ja meie instituudi õpilased ja riigiteadlased on esindanud sotsiaalteaduste valdkonda ja saanud teha ka tööd Eesti lobitöö ühe tipu käe all ja ka siis käinud praktikatel Välisministeeriumis, Riigikantseleis ja saatkondades. Ja mõned huvitavamad vilistlased meie instituudist on siis Astrid Kannel, keda ilmselt kõik peaksid teadma, kui te vahepeal Aktuaalset kaamerat vaatate. Urmas Paeti võiks ka teada, ta on Euroopa Parlamendis üks Eesti esindajatest. Kusti Salm on Kaitseministeeriumi kantsler. Ja Erik Moora on siis Ekspressis. Jah, Ekspressis. Nii et tegusaid inimesi on hästi palju ja ma arvan, et vilistlaste puhul ongi see nagu, miks me toome seda välja, on sellepärast, et Schütte ja riigiteadused on selline väga hea keskkond või selline lahe koht, kus olla siis väga aktiivne ja ennast arendab. Ja. Ma veidike räägin siis, et mida see riigiteaduste õppimine endast üldse kujutab. Meil on võimalik siis valida endale peaerialaks kas rahvusvahelised suhted või siis võrdlepoliitika ning seda vastavalt laiendada või siis võtta kõrval erialaks hoopis miskit muud. Aga sellest ma ilmselt räägin õppekava juures veidike rohkem. Õppede toimub meil siis loengute, seminaride ja praktikumide vormis ja väga palju rõhku ongi siis meil pööratud oma kaastudengitega arutlemisele. Loengud toimuvad siis, ütleme, et ühes õppeaines on iga nädal üks loeng. Lisaks sellele võib olla nädala sees ka seminare. Seminarid on siis sellised, et teile põhimõtteliselt antakse see oleneb muidugi õppeainest, aga teile üldiselt niimoodi, et teile antakse mingisugune materjal, mille te peate läbi töötlema
Ja siis seminarist te arutlete gruppidena üldiselt selle materjali üle, mis on hästi põnev, et te teete ajurinnakuid, mingisuguseid mõttekaarte ja nii edasi ja siis avaldate enda arvamust millegi kohta võib-olla. Meie instituudis on väga noored ning rahvused õppejõud. Üleüldse meil on instituut väga rahvusvaheline, mis on igati positiivne. Ma arvan, et see harjutab teid võib-olla ära ka tulevikuks, kui te plaanite minna õppima näiteks välismaale, sest meil osad õppeained ongi näiteks inglise keeles. Neid on vähe pigem, aga neid on. Ja siis meil käib külalisprofessorid käivad, näiteks siis eelmisel semestril käis meil lausa 2 korda Toomas Hendrik Ilves rääkimas. Ja see on ma arvast hästi põnev selles suhtes, et te näete nagu nii-öelda kaadri taha, et saate küsida selliseid asju, mida te muidu võib-olla küsida ei saaks ja mida te teada ei saaks. Ma arvast kõige parem on see, et riigiteadusi õppides te õpite tundma hästi erinevaid valdkondasid. Te õpite näiteks pisut õigusteadust, pisut majandust, pisut sotsioloogiat, et see on nii lai eriala, mis on igati hea, ma arvan. Ka eriti siis, kui te ei ole veel nii kindlad, mida te tahate teha, et siis on selline hea eriala. Aga samas meil on poliitikat väga palju, et jah, ma arvan, et võib edasi. Nüüd ma räägin pisut õppekavast. Meie õppekava on siis nagu kõikidel bakalaureuse õppekavadel 180 EAP-d ehk siis ainepunkti. See vastab vist, ma mõtlen, kui mitmele tunnile. Ma ei oska peast arvutada. Ja, aga igatahes peaeriala, millest ma rääkisin, siis see oleks selline riigiteadused. See on 120 EAP-d. Ja siis teil on võimalus kas seda peaeriala laiendada, ehk võtta siis näiteks, kui te alguses mõtlete võtta rahvusvahelisi suhteid, siis te saate võtta tegelikult ka võrdlevat poliitikat. Aga sellest ma räägin ka veel hiljem, et mida need tähendavad. Võimalus võtta ka midagi muud, et Mart võtab kommunikatsiooni kõrvale üldse. Väga üldiselt saab kõrvalerialaks võtta siis peaaegu kõiki õppekavasid, välja arvatud minu arust psühholoogia, õigus ja arst. Aga üldiselt nagu need teised õppekavad on avatud siis kõrvalerialaks. Valdkonna alusmoodul on kohustuslik kõigile, kes siis riigiteadustes õpivad. Ma väga pikalt ei hakka selle juures peatuma, ma arvan, lihtsalt te näete nagu, et millest see koosneb võib-olla, et Eesti riiki ühiskond õpite pisut Eesti poliitika kohta ka ja üleüldiselt ühiskonna kohta. Majandus on ja nii edasi. Siis on ka metodoloogia alusmoodul, kus te siis õpite, kuidas teha teadustöid näiteks, et õpitegi mingi statistika analüüsi, kvalitatiivseid meetodeid ja kvantitatiivseid meetodeid ja nii edasi. Vaba ained, 6 EAP-d, need on siis kõikide õppekavade pakutavad ained, eks saate ükskõik mis ained võtta põhimõtteliselt. Siis meil on valikmoodul on 12 EAP-d ja sealt nende hulgas saab valida siis kõik riigiteaduste instituudis õpetavaid õppeaineid, ehk siis näiteks ma olen toonud välja kliimapoliitika, Ukraina riik ja rahvas lävepakul, küberpoliitika ja julgeolek. Aga ka keele, näiteks prantsuse keel ja ma ei tea, mis meil veel on. Meil on väga palju keeli. Ja nüüd pisut siis valikutest, ehk mida te saate valida enda õppekavaga seoses. Esiteks on suunamoodulid on kokku 24 EAP-d. Te saate valida kas esimese suunamooduli või teise suunamooduli ning nendest te saate võib-olla pealkirjadest aru enam-vähem, et mille kohta need on, aga samas, kui teid rohkem huvitab, siis te saate ülikooli lehelt põhjalikumalt uurida, kus on ka siis ainekavad olemas.
Siis on eriala moodul. Siin ongi see koht, kus te saate spetsialiseeruda rohkem. Ehk siis valida kas võrdleva poliitika või siis rahvusvaheliste suhete eriala mooduli. Üldiselt võetakse rahvusvaheliste suhete eriala moodul. See kõlab hästi selliselt põnevalt ja võib-olla on rohkem selline... Intrigeeriv. Jah, integreeriv. Aga samas teil jääb ikkagi alles see võimalus võtta ka võrdleva poliitika eriala moodulit, nagu ma ütlesin, selle kõrval erialaks seoses. Et te võite spetsialiseeruda ainult riigiteadustele. Ja. Välisõppe võimalustest nüüd ka pisut. Esiteks ma võib-olla mainiks seda ära, et meie instituudis käiakse kõige rohkem välisõppel. Teil on võimalus siis veeta kas semester või õppeaasta välisülikoolis. Selleks tuleb vaadata siis partnerülikoole. See on ka Tartu Ülikooli kodulehel olemas. Meie instituudil ma lugesin, et meil on 69 partnerülikooli ka väljaspool Euroopat, ehk siis näiteks ma ei tea, Vietnamis või Taiwanis. Et neid programme on tegelikult nii palju. Suurim või populaarsem programm on Erasmus pluss õpirändeprogramm, aga hoidke silmad lahti ka muudel programmidel võib-olla. Et Erasmus on Euroopa sisene rohkem. Suur erinevus on gümnaasiumiga on see, et te saate stipendiumit õpirändal ja see on vastavalt riigile ja programmile, et Erasmusega näiteks saate vastavalt riigile kas 540 eurot või siis 600 eurot kuus. Et gümnaasiumis on see, et seal peab üsna tihti ise tasuma seda, et see on pisut halb. Ja kindlasti tasuks mainida seda, et õpirändeperiood ei lähe raisku, et te saate kõik need, väga suure osa nendest õppeainetest, mida te seal läbite, saate tegelikult üle kanda. Te ei pea jääma kordama, aga see sõltub muidugi teist endast, et milliseid õppeaineid te seal võtate ja nii edasi. Instituudi üritused. Meil on hästi legendaarne Kääriku sügiskool, see toimub oktoobris. Ehk siis minnakse päevaks Käärikule, kus siis meil on algselt on selline veidike formaalsem formaat võib-olla, kus meil käivad siis näiteks inimesed rääkimas ja me saame vabalt nendelt küsimusi küsida. Näiteks sellel aastal käis siis Kaja Kallas ja Martin Herem. Aga samas selle järgneb siis selline muu chill, ma ütleks, et saunatamine ja saate lihtsalt aega veeta. Muu sotsialiseerumine. Muu sotsialiseerumine. Aga instituut korraldab ka muid üritusi, näiteks valimiste järel toimuvad siis neid analüüsivad seminarid, mis on hästi põnevad, sest väga tihti kaasatakse ka nende riikide spetsialistid sinna, kes siis avavad selle pisut laiemalt lahti. Aga ka muud üritused, näiteks siis siin oli üks Riho Terasega üritus. Nii, aga kõige õppekavade ja välisrände või välisõppe järgi me natuke rääkisime ka lõbusamatest asjadest, et ma kordaksin, et isegi mul oli natuke selline, et väga natuke palju oli kuulata, sest tegelikult ma saan aru, et nüüd eriti gümnasistina või gümnaasiumi lõpetajana võib tunduda ülikooli astumine hästi suur ja jube. Aga tegelikult see ei ole midagi hullu. Õppekavad räägitakse üle õppeaasta alguses. Teil on kindlad inimesed, kes seda teevad ja see kõik saab lahendatud. Nii et iseenesest praegu ei pea sellega tegelema või selle peale aeg kulutada muretsedes. Aga me tahaksime ka tutvustada meie eriala seltsi, mis on hästi äge võimalus riigiteaduste tudengile. Et see ongi meie eriala tudengeid ühendab organisatsioon 2018. aastast ja selle eesmärgid ongi tuua inimesi kokku ja edendada omavahelist suhtlust ja seeläbi siis luuagi selline hästi äge ja hea õppekogemus või tingimused selleks.
ja sellega ka siis arendada meie eriala kuvandit. Ja nagu ma ütlesin, siis see on väga äge võimalus enesearenguks kooli kõrvalt. Nii et tasub proovida. Ja peale selle saab sealt ka erinevaid tutvuseid ja uusi sõpru ja me korraldame ka erinevaid akadeemilisi ja sotsiaalseid üritusi. Nii et Ja sellest ma räägingi veidike lähemalt. Sa võid veel edasi panna. Ma tutvustan teile siis ürituste toimkonda. See on siis Riigiteaduste Seltsis tegutsev toimkond. Mida me teeme on siis, me korraldame seltsi siseselt, aga ka seltsist väljaspool erinevaid üritusi. Üldiselt me üritame korraldada kuus vähemalt ühe akadeemilise ürituse, aga ka väga palju erinevaid, sinna kõrvale tuleb siis väga palju erinevaid mitteakadeemilisi üritusi ka. Et see näiteks näide pisut võib-olla akadeemilisemast üritusest on õhtusöök õppejõuga, mis on hästi hea võimalus rääkida siis õppejõuga üsna vabalt ja lihtsalt rääkida sellistest asjadest, mida te võib-olla muidu ei saaks arutada. Meil ei käisin sul. Just. Aga meil oli ka näiteks valimiste ühisvaatamine, kui Riigikogu valimised olid, aga ka siis Riigikogu valimiste debatt, mis oli üsna menukas, seal ei jätkunud isegi kohti. Ja see oli üsna suurelt korraldatud selles mõttes, et seda kandis üle ka Tartu Postimees. Aga pisut võib-olla nendest mitteakadeemilistest üritustest ka, et näiteks sellel aastal me tähistasime enda 5. juubelit või 5. sünnipäeva. See oli hästi selline väga pidulik üritus, aga samas see oli selline koht, kus me saimegi tutvuda võib-olla vilistlastega, kellega me muidu ei saaks tutvuda ja nendelt oli hästi põnev kuulda nende enda kogemusi ja võib-olla seda, kuhu nemad on jõudnud üldse. Ja seltsi loojatega ka. Ja, aga meil on hästi selline tore seltskond, me lihtsalt teeme pidevalt koosistumisi ja lihtsalt räägime enda muredest ja siis üritame lahendada neid. Aga meil ei ole neid muresid. Meil ei ole muresid. Meil ei ole muresid. Nii, okei. Mina räägin veidi poliitikalaborist. See on Riigiteaduste Seltsi selline väljaanne, mis oli tegelikult juba enne Riigiteaduste Seltsi, et sellest poliitikalaborist siis kasvas välja Riigiteaduste Selts. Aga me teeme igasuguseid artikleid, kirjutame. Nii et see on ka jälle võimalus enda kirjutamist ja muud arendada. Seal saab ka enda ägedamaid koolitöid avaldada. Aga jah, peamiselt ongi erinevad arvamuslood. Me oleme teinud ka eksperimente ja analüüse ja intervjuusid ja ka siis pilatekste. Nii et väga palju võimalusi. Käed iseenesest on vabad. Kõik on väga läbiräägitav, nii et saab möllata, panna hullu ja samal ajal ka siis areneda. Nii et jah. Nii, aga meil on ka välistoimkond. Võib-olla keegi teist on meiega ka kohtunud, kui me koolides oleme käinud. Nii et jah, välistoimkond ongi seltskond riigiteadlased, kes käivad koolides rääkimas erinevatest poliitilistest ja rahvusvahelistest teemadest ja siis samal ajal tutvustavad ka meie seltsi. Et me oleme käinud Sauel, siis Sütevakasest ka Pärnus ja mina käisin ühe kord Räpinas. See oli väga äge trip. Nii. Ja meil on ka sotsiaalmeedia, nii et jälgige meid. Seal saab olla kursis kõigega, millega me tegeleme, mida me teinud oleme, mis artikleid on avaldatud ja üritused ja kõik muu. Nii et Instagramis oleme RT Selts ja Facebookis Riigiteaduste Selts. Nii et kui te veel ei jälgi meid, siis Johannes Ütte instituudi kõrvale saab ka jälgida neid kanaleid. Jah. Ja meil on ka oma koduleht. Sealt saab igasugust huvitavast lugemist, natuke seltsist lugeda, siis juhatusest,
Poliitikalabori artiklid on seal, kui te soovite neid lugeda, siis natuke pikemalt toimkondade tööst, liikmeks astumine ja siis kontaktid. Midagi suurt huvitavat see ei ole, aga jah. Nii, ma räägin võib-olla pisut ka teisest organisatsioonist, mis ei ole otseselt meie instituudiga seotud, aga selles organisatsioonis on kõige rohkem riigiteadlasi, nagu selle organisatsiooni sees selles mõttes. Tegu on siis rahvusvaheliste suhete ringiga ehk RSR ja see on niisugune organisatsioon, mis ühendab siis rahvusvahelistest suhetest huvitatud inimesi. Neil on ka podcast tegelikult Ringjoon, saate Spotify'st kuulata neid ja igati soovitan. Erialakatseks ja vestluseks. Erialakatseks on tõesti hästi kasulik, et seal saate mainida seda, et te olete neid jälginud ja nii edasi. Aga samas nad avaldavad ka erinevaid artikleid, ehk siis väga sarnane poliitikalabori selles mõttes. Nad teevad tegelikult ka siis väljasõite. Näiteks sellel semestril käidi Helsingis. Nad käisid seal saatkonnas minu arust ja üleüldse rääkimas nagu Soome-Eesti suhetest ja üldse välispoliitikast. Aga nad eelmisel semestri käisid näiteks Stockholmis ja varem on mu arust Poolas või kuskil sellises kohas käidud ka, et soovitan võid edasi panna. Siis siin on mõningad üritused, mida siis RSR korraldab. Neil on siis iga teisipäev, üldiselt iga teisipäev toimuvad õhtuti Genialiste klubis erinevad üritused või loengud sellised, aga need ei ole nii formaalsed, ma ütleks. Et siin on käinud näiteks Maria Kaljurand, Urmas Reinsalu, Maria Murumaa-Mengel käis just hiljuti rääkimas siis tühistamisest ja tühistamiskultuurist ja nii edasi. See oli väga äge loeng. Oli tõesti. Aga neil toimub iga semester ka mälumäng, mis on väga hästi korraldatud. Palju sponsoreid. See on kõige tähtsam. Aga see on selline põnev ajaveetmisvõimalus, ma ütleks. Ja sa näed jälle erinevaid inimesi ja saad nendega kokku ja kui riigiteadustul õppima, siis RSR-is on ka teisi inimesi, kes ei ole riigiteadustes, nii et sa saadki nagu kohtuda ka nende inimestega, kes ei õpi riigiteadusi, aga on huvitatud rahvusvahelistest suhetest. Just. Võin edasi panna? Võib küll. Nii, natuke sisseastumisest ka. Kes veel ei tea, siis sisseastumine koosneb siis eesti keele eksami tulemusest ja erialakatsest. Ja vastavalt siis 40% on eesti keele eksam ja erialakatse on 60%. Ja erialakatse siis jaguneb motivatsioonikirjaks ja vestluseks. Motivatsioonikirjas peab põhimõtteliselt kirjutamagi, et miks sa tahad tulla riigiteadused õppima, mida sa oled seni teinud, mis nagu haakuksid selle teemaga ja erinevaid oskuseid ja kogemusi saab seal välja tuua. Ja siis motivatsioonikiri jagunebki kuidagi niimoodi 8, et esimeses osas sa räägid, et miks sa soovid tulla õppima ja see, mis ma just rääkisin, ja siis teises osas rääkidagi, mida sa tahaksid tulevikus teha ja millised on su eesmärgid. Iseenesest karjäärist on natuke palju veel rääkida, et gümnasisti või gümnaasiumi lõpetajalt on päris naljakas küsida, et mis sa siis tahad selle kraadiga teha. Aga kui mina seda motivatsioonikirja kirjutasin, siis ma mõtlesin selle niimoodi, et miks ma seda motivatsioonikirja kirjutan on selleks, et iseendale ka nagu sügavamalt mõtestada seda, et miks ma tahan tulla riigiteadust õppima. Ja et kuidas nagu haakubki minu tuleviku soovidega ja eesmärkidega. Nii. Ja siis, kui motivatsioonikiri on kirjutatud, eesti keele eksami punktid on saadetud, need on kõik olemas, siis kutsutakse vestlusele. Ja vestlus koosnebki
sellest, et kõigepealt küsitakse küsimusi motivatsioonikirja kohta ja natuke avatakse seda. Ja siis et saadagi täpsemalt aru, et milline see motivatsioon ongi ja kas eesmärgid või sellised oskused on kooskõlas õppekavaga ja muuga. Tasub olla vestluseks kursis aktuaalsete teemadega ühiskonnas ja tuleb ka inglisekeelne tekstianalüüs. See kõlab väga hirmsalt, aga tegelikult on niimoodi, et 6. juuni hommikul lähed Schüttesse. Juulis, vabandust. Juulis lähed Schüttesse, ronid seal 3. korrusele, siis istud koos kõigi teistega, kõik on juba närvis, istud seal pingi peal, siis millalgi tuleb keegi uksest välja, ütleb su nime, annab sulle paberi ja siis sa loed selle ingliskeelse teksti läbi ja siis vastad paarile küsimusele. Nii et tegelikult see ei ole mitte midagi hullu. Eks see tekst ei ole väga keeruline ega pikk ka. Lihtsalt selleks, et saada aru, milline see inglise keele tase on. Nii et ei tasu liiga närvi minna, kõik on normis. Ja võib-olla inglise keele tekstiga ongi see, et meil on hästi palju materjali inglise keeles ja sellepärast see ongi vajalik. Üleüldiselt ja riigiteadustes peaks olema üsna hea inglise keele oskus, sest nagu Eneka ütles, nagu need materjalid on nii spetsiifilised tegelikult, aga tegelikult nii ka selle erialakatse puhul, et kui te mingit sõna võib-olla ei tea, et siis te saate vähemalt oskate aimata, et mida see võiks tähendada. Mul oli see asi, et te saate niimoodi ka aru, et millest see räägib, ma ütleks. Ja selle ingliskeelse tekstiga ongi see, et võikski olla nagu natuke rohkem kursis kõigega, mis toimub. Et keegi kunagi soovitas, et vähemalt 2 nädalat enne erialakatset võiks iga õhtu vaadata Aktuaalset kaamerat. Ja siis võib kuulata ka ringjoont. Et minu vestlusel oligi niimoodi, et mul oli mingi Hiina teemaline tekst, et kas Hiina ründab siis Taiwani või mitte. Nüüd on asjalood midagi muutunud aastaga. Aga ma olin just ringjoone ühte podcasti kuulanud selle Hiina kohta, nii et ma nagu sain sealt mingeid asju võtta ja siis, et sellepärast läks väga sujuvalt. Ja ringjoone podcastid on kohati hästi lõbusad ka, et need ei ole nii... Nad teevad pulli ka sellised. Ja, just. Nii, aga ma ei tea, kas abiturientidel on mõtet seda rääkida, aga kui te olete teinud Tartu Ülikooli teaduskooli täiendkursuseid, siis on nende eest võimalik saada lisapunkte. Meie erialale kehtivad aktiivse kodaniku ABC ja rahvusvaheliste suhete alused ja selle eest on siis maksimaalselt võimalik saada 5 punkti. Kui te olete nagu selle 1-2 EAP-lise õppeaine või kursuse läbinud, siis te saate 2 lisapunkti ning kui mõlemad, siis te saate 4 lisapunkti. Ja. The more you know. Laseda sisse. Tahtsin midagi öelda, aga ma unustan ära. Neid kursuseid tasub ikka motivatsioonikirjas tuua välja ka. Isegi kui te olete käinud kuskil mujal nagu sellel riigiteaduste teemal mingil kursusel, kas või mingi Tallinna Ülikooli õpilasakadeemias või ma ei kujuta ette, kas TalTechis on midagi, siis neid võib ka välja tuua ja erinevates programmides ja niimoodi. Et jah, see on vist sisseastumiste kohta kõik. Kui teil on pärast küsimusi, siis võib neid vabalt küsida. Me oleme väga aldid kuulama. Nii, tehke kõik oma kiired screenshotid ära nüüd, kes on huvitatud. Ma ootan. Igatahes, avalduste vastuvõtt algab 12. juuni. Soovitatav on hakata tegelema näiteks motivatsioonikirjaga juba praegu. Aga seda avaldusi saab anda sisse kuni 28-ndani. Ja siis erialakatse, kus te lähete siis Schüttesse kohale vestlusele, on 4. ja 5. juuni. Sinna saab registreerida. Saate ise valida selle kuupäeva. Ja siis 11. juulil on esimesed vastuvõtu otsused ja juba augusti lõpus tervitame teid siin ja näeme ise ka. Mina olen teie jäämurjatel kohal, nii et tulge öelge tere. Nii et jah.
See on vist meie poolt siis kõik. Ja kui teil mingi personaalsemaid küsimusi võib-olla on, et mida te ei soovi kohe meilt küsida, et siis te saate meile kirjutada ka Facebooki näiteks. Jah. Ma ei tea, kas teil on küsimusi? Inimesed on juba Zoomiga ära harjunud. Ja te meil inimesi alles tuleb, see on veidike põnev. Ja, nagu lõpuks. Nii. Nii, küsimus tuli. Kui lihtne on ühikas koht saada või muu elamiskoht? Mina ei ela ühikas ja Mark ka mitte. Nii et me ei ole väga head inimesed seda vastama, aga ma usun, et on kindlasti mingi kontakt, kellelt saab seda küsida. Ma olen kuulnud, et tegelikult läheb suht erimiseks, aga võimalikult varakult anda endale avaldus sisse. Ma usun, et tegelikult saab. Kui vaja, siis ma võin otsida mingi kellegi targema, kes oskab sellele vastata. Sest ühika või nagu elukoha mõttes me ei ole väga diverse siin, mõlemad oleme korterites. Aga kindlasti su küsimus saab vastuse. Nii et jah, ma saadan sulle kellegi kontakti või mingi infoasja. Nii, veel. Ma kann ise küsima küsimusi. Kas on küsimusi siis astumise kohta või õppekava kohta või kas või riigiteaduste seltsi kohta? Ma ei olegi vist ise nagu mingit infot on niimoodi teinud vaikuses olema. Nagu ma ütlesin siis, kui teil praegu küsimusi ei ole, siis te saate kirjutada meile ka personaalselt, et võib-olla siis on veidike parem. Või kui te ei soovi, siis te võite praegu chatiga nagu kirjutada. Aga kui ei ole, siis ma arvan, et see on kõik. Me võime vist lõpetada, jah. Ja, aga aitäh teile, et tulite. Ja ma jälle kordan seda, et kui teil on küsimusi, siis kirjutage meile. Ei ammusta. Ei ammusta. Ja te olete kõik väga soojalt oodatud riigiteadustesse, nii et palju jõudu ja edu. Loodame teid näha. Jah, loodame teid näha. Just. Aitäh. Aitäh. Aitäh.